õhulossidest ja mis ma öelda tahan. Ma sündisin 14. detsember 1990 kell 16.38 Rapla haiglas. Mu ema oli 21, mu isa oli 22 ja mina olin nende esimene laps. Mõlemad õppisid ülikoolis kunstiõpetajaks. Nii et mu esimene, teine, võib-olla natuke kolmandad eluaasta möödus suures osas Raplas vanaema juures, kes vist oli 44. Ta on praegu, ta saab järgmine aasta 70. Ma saan 25. Ehk ta on 69, minust 24. 45. Ta on juba sinu poolt 44. Ja ühe aasta olin olnud ka Tallinnas koos oma vanematega pereühikas Karu tänaval. 1993. 22. aprill sündis Mari. 2 kuud pärast ta lõpetasid ülikooli ning me kolisime mu isa vanemate juurde Vääsa kõrvale Mäeküla tallu, kus me elasime umbes 2-3 aastat äkki. Igatahes 1996 või 7 me kolisime emaga sealt ära, sest Indrek on munn. Siis veel oli. Ja siis veel oli umbes ka 10 aastat pärast seda ja praegu mul on suht suva. Igatahes me kolisime Väätsaale Põllu 33. Ma sain oma esimese toa, mis oli juba siis sinist värvi. Pilvekestega. Tumesinine põrand, nii et see oli nagu oleks mere peal olnud. 1998. 1. september läksime esimesse klassi Väätsa põhikooli. Esimene B-klass. Õpetaja oli Eda Rääste. Me olime nii suur põlvkond, et üle pika aja tehti Väätsale 2 klassi. Aga me läksime kokku, nii et mul oli teine õpetaja, Anneli Mand, teine klass ka. Teine klassiruum ja teine klass. Mina ei tahtnud Väätsal koolis käia. Või õigemini ma tahtsin Paides koolis käia. Nii et koos Mariga, kui Mari läks esimesse, ehk siis 2000. aastal, hakkasime Paides käima. Mari esimeses, mina 3. klassis. Paides käisin ma koolis kuni 9. klassini. 9. klassi lõpetasime kiituskirjaga, üldse olime mega tubli tol ajal. Kõik 5 kogu aeg, alates sellest terve see aeg enam-vähem. Mis tegelikult see vist oli sedapidi, et kui algklassides ma nii tihti sealt kiituskirja rivis ei olnud, siis kõik need, kes algklassid olid, hakkasid vaikselt ära kukkuma ja lõpuklassides ainult mina jäingi. Üheksanda klassi lõpus mulle enam ei meeldinud kool, aga ma arvan, et see oli seotud natuke ka Paidega. Igatahes peale põhikooli
sõitsin ma aastaks Norra vahetusõpilaseks, mida ma ausalt öeldes tahaks vaikselt välja kirjutada sellest loost. Ma ei tunne, et see oleks nii oluline enam. You never know. Edasi peale Norrat läksin ma Tallinnasse VHK-sse, kus ma suure vaevaga lõpetasin keskkooli. Sest tegelikult Norras õppisin ma Ülelasmu ja siis ma ei tahta enam üldse koolis käia. Pärast keskkooli käisin kunstiklassis seal muidu. Peale keskkooli tahtsin Norra sisse astuda, aga ei saanud sisse. Nii et astusin lõpuks hoopis EK fotograafiasse. Kadi ütles, et see on hea eriala EK-s. EK-s ma olin 2 aastat. Siis mul viskas kool üle. Ning võtsin akadeemilise puhkuse suure plaaniga, et peab hakkama ette valmistama oma Viini minekuks, mis tol hetkel ei olnud üldse kindel veel. Ning töötasin siis aasta aega Kadile abiks, teen siin Nakamura ideede riiulis Koplis. Juulis 2014 sõitsin Viini katsetele, sain sisse. Septembris 2014 kolisin Viini. Täna on 6. juuli 2015 ja ma olen olnud kodus 5 päeva. Ja kõik on sassis. Natuke rohkem kui 6 aega tagasi. See oli 23. mai. Eurovisiooni finaal Viinis. Ma tahtsin seda väga näha, nii et organiseerisin kuidagi inimesed enda ümber ka vaatama seda. Me olime Romanni juures. Ma ostsin talle poest viskit. Mõtlesin, et viski on cool jook. Ja ma ausalt öeldes ei mäleta mitte midagi alates sellest, kui Rootsi esines. Ja ta oli suht alguses. Ma ei mäleta, kes võitis, ma ei mäleta, mitmendaks Eesti jäi, mitte midagi. Hommikul ärkasime üles selle peale, et Pillerin helistas mulle, tuli Viini katsetele. Avastasin, et mul pole enam mu poolt esihammast. Käsi siit oli katki, siit oli katki, siit oli katki, põlved olid katki ja parem jalg oli välja väänatud. 1. mail me läksime Antoniga Kuršbauer kassele peole. Koju tulles astusin natukene imelikult äärekivile, nii et väänasin välja oma vasaku jala. Põhimõtteliselt ma olen endal hambad välja joonud suust. Neljapäeva öösel nägin unes õudusunenägu.
nägin, et ma tahtsin Viinist ära tulla. Mul oli isegi Martin, Mari ja vanaema appi tulnud selleks. Aga absoluutselt kõik läks vastupidi ja sassi, nii et kuni selleni välja, et mingi veeuputus tuli ja elekter kadus ära ja internet kadus ära, nii et ma ei saanud vaadata, mis kell mu lennuk läheb. Ja ma muidugi mäletan seda. Reede hommikul mingi hetk ma tundsin hirmu, et ma magan Raini juures sisse. Kuigi see hirmu sisu oli olnud kolmapäeval. Ehk kolmapäeva hommikul märkasin Raineri juures, ei maganud sisse ja jõudsin lennuki peale. Aga hirmu tundsin veel ka reedel. Täna ma nägin jälle õudusunenägu. Ma nägin, et ma olen oma voodis unes, magan. Täpselt ei mäleta, aga mingisugused kurjad vaimud kiusasid mind. Ma ei saanud aru, kas ma magan või olen ärkvel. Ma üritasin silmi lahti teha, aga ei saanud sellega eriti hakkama, nii et poolkinni silmis ma lõpuks jooksin kuidagi emme juurde, kes mind üles äratas. Kurjad vaimud olid ikka kaasas ja siis lõpuks ma suutsin päriselt silmad lahti teha. Ja saada aru, et ma olin ikka oma toas ja see kõik oli unenägu. Teisipäeva hommikul ma nutsin umbes 3 tundi järjest, võib-olla mitte päris tund aega kindlasti. Hakkasin vist nutma sellest, et rääkisin, kuidas mäletan, me rääkisime emmega igasugusest pereasjadest, sellest pärandusest ja siis arutasime oma üksteist ja siis ma rääkisin sellest, kuidas Mari põhimõtteliselt vahet pole, millest me rääkisime, ma lihtsalt nutsin ja nutsin ükskõik, millest me rääkisime. Sama asi juhtus siis, kui ma Marit nägin reedel Tallinnas. Näksime, juba tuli nutt kurku, siis kui ma ta nägin seal nurga peal. Nutma hakkasin siis, kui Martin ära läks ja nutsin ka ikka ilusti tund aega otsa. Ja ei saanud pidama jääda ja hakkasin kogu aeg uuesti nutma. Eile käis Lee siin. Tal oli 2 sõpra kaasas. Kui nad kohale jõudsid, mu keha kattus üleni higiga, sest ma ei teagi, miks ma vist nii närvis ja hirmul. Täna ma juba saan aru, kus ma olen. Siiski võitlen sellega, et võitlen oma sooviga silmad kinni panna oma unistuste maailma ära kaduda. Ehk üritan ärkvel olla. Lohutan end natuke sellega, et täna on alles vist 5. päev. Ma tulin kolmapäeval, täna on esmaspäev. Ning ma juba suutsin selle laua siia vedada ja endale nii-öelda stuudio tekitada. Minu prioriteedid.
kunst, mina ja ülejäänud on suva. Lugesin üks päev, kui ma asju pakkisin Viinis, oma seda väikest märkmikku, mida ma ei olnud veel üle lugenud. Ja seal oli kirjas ikka väga palju paska. Aga oli ka väga ilusti kirja pandud minu putsistöö tekkimine. Ma olen täiesti surnud ja ma ikka pingutan. Ma tahaks juba, et see ruum siin oleks minu ruum. Et ma saaks siia tulla hommikul ja keegi mind ei segaks ja ma saaks selle äraunistamise asemel ära kunsti teha. Kui nüüd on need küsimused, et mida mul tegelikult on vaja kunsti tegemiseks. Hetkel segab mind, et see laud on siin liiga toa keskel. Tahaks, et seekord selles stuudios siin mu töö ei oleks laua ümber. Ma tahaks joonistada küll hästi palju, aga mitte laua taga. Ma tahaks selle Mulberti üles otsida. Mingi